Tere! Tänase lugemisampsu sisuks on raamat pealkirjaga Enola Holmes, kadunud markii juhtum. Ja kirjutanud on selle naisterahvas Nancy Springer ning selle looga jätkatakse Sherlock Holmesi suguvõsa lugu. Tegemist on siis Enola Holmes, kuulsa detektiivi Sherlock Holmesi 14-aastane õde. Avastab oma sünnipäeva hommikul, et ta ema on jäljetult kadunud ja talle on selge, et ainult tema üksi suudab ema kadumise saladuse lahendada. Ta riietab end leinavaks leseks ning võtab suuna Londonile, et ema üles leida ja päästa end rangest tütarlaste koolist, kuhu teine tema vendadest, valitsusametnikust Mycroft, on otsustanud ta pista. Nii et selline on siis tekst, mis on raamatu tagumisele kaanele kirjutatud ja mis peaks meid siis sisse juhatama, mis siis edasi saab. Raamatu peal on, nagu näete, Enola pilt ka, kena noor tütarlaps, natukene meeleheitliku näoga, sest et olukord ongi meeleheitlik. Siin on ka raamatus peatükid loomulikult ja igal peatükil on oma pealkiri ja esimene peatükk ja tema pealkiri on niisugune. Ma olin hetk liiga kauaks paigale jäänud ja hakkab peale. Mu selja tagant kostsid kellegi rasked sammud. Söössin ettepoole, et põgeneda, kuid oli juba liiga hilja. Sammud kiirustasid minuni. Raudne haare krabas mul käsivarrest. Hakkasin karjuma, kuid kellegi kindel käsi surus end mu suule. Kohe mu kõrva ääres urises madal hääl. Kui sa liigutad või karjuma hakkad, siis ma tapan su ära. Olin hirmust kange, jüllitasin suurte silmadega pimedusse ega suutnud liigutada. Suutsin vaevu hingata. Kui ma seal õhku ahmides seisin, lasi ta mu käe enda haardest lahti ja võttis mul ümbert kinni, pressides mu mõlemad käed vastu keha, surudes mind millegi vastu, mis oleks võinud sama hästi olla kivimüür, kui ma poleks juba teadnud, et see on tema rindkere. Ta võttis käe mu suult, kuid enne kui mu värisevad huuled jõudsid piuksugi teha, märkasin ma hämaras öös välgatanud terast. See oli pikk, otsast terav nagu jääkild, noatera. Nii et asjalood ei ole väga lihtsad. Järgmine peatükk, millest ma ka teile natuke ette loen, kannab pealkirja London, East End. Pärast pimeduse saabumist august 1888. Ainus valgus imitseb üksikutest gaasiga töötavatest tänavalampidest, mis pole veel katki läinud, ning tuld täis kateldest, mis on munakivide kohale riputatud ning mida valvavad vanad mehed, kes kõrtside ees keedetud meritigusid müüvad. Üks pealaest jalatallani musta riietatud võõras lipsab märkamatult varjudest varjudesse, nagu poleks ta isegi muud kui vari. Seal, kust tema pärit on, ei tuleks kõne allagi, et naisterahvas võiks öösiti ilma abikaasa, isa või venna seltskonnata kodunt lahkuda. Ent ta on valmis tegema mida iganes, et leida üles keegi, kes on kadunud. Suured silmad mustaloori all uurivad, otsivad ja jälgivad, samal ajal kui tema muudkui edasi kõnnib. Ta märkab mõranenud sillutisel purunenud klaasi. Ta näeb, kuidas rotid jultunult oma tülgastavaid karvutuid sabasid järele vedades ringi jalutavad. Ta näeb kaltsudes lapsi, kes klaasikildude ja rottide vahel paljajalu jooksevad. Ta näeb paarikesi flanellvestides mehi ja õlekõrtest odavate peakatetega naisi, kes käsi käes ringi tuigerdavad. Ta näeb, kuidas keegi lebab seina kõrval, purjus või lihtsalt magab seal rottide keskel või ehk on lausa surnud. Ta vaatab ja kuulab. Kusagilt paiskub nõgisesse õhku rataslüüra vingumist. Musta loori kandev otsija kuuleb seda joovastavat muusikat. Ta kuuleb, kuidas väike tüdruk hüüab kõrtsi ukse taga. Isake, issi! Ta kuuleb kriiskamist, naeru, joobunud karjeid, tänavamüüjaid hüüdmas. Austrid, pist käedikad peale ja neelake niisamuti tervelt alla, õite paksukesed teised 4 tükki ühe ainsama penni eest. Ta tunneb äädikalõhna. Ta tunneb džinni, keedetud kapsa ja kuumade vorstikeste lõhna, lähedal asuva sadamasoolast hõngu ja Thamesi jõe lehka. Ta tunneb mädaneva kala ja kanalisatsiooni haisu.
ta kiirendab sammu, ta peab edasi liikuma, sest ta ei ole ainult otsija, ta on ka otsitav. Musta looriga jahimeest jahitakse, ta peab kõndima kaugele, et teda otsivad mehed teda üles ei leiaks. Noh, siin saate juba aimu, et tegemist on ilmselt Enolaga, kes on selle noaga mehe haardest pääsenud ja kes on nüüd siis asunud otsima oma ema. Miks on raamatu pealkirjaks Kadunud markii juhtum, seda te saate ka siis teada, kui te hakkate raamatut lugema, sest tõepoolest ema otsimine viib Enola hoopistükkis just nimelt tema esimese juhtumi ehk siis kadunud markii ülesleidmiseni. Ülesleidmine ei ole lihtne ja ega see kadunud markii, nagu tuleb välja, kui te raamatut loete, ei ole ka mingisugune kullatükk. Aga Enola lahendab oma esimese juhtumi ja mis tast edasi saab, sest et võib ju arvata, et kui ta juba kodunt minema jooksis oma suurte vendade silma alt minema, siis on tegemist ühe hästi tugeva selgrooga tüdrukuga ja ma ei usu millegipärast, et temast saaks tütarlaste kooli vagur kasvandik. Aga kes tast siis saab, seda saate te teada siis, kui te võtate raamatu ja loete selle lõpuni. Aitäh!